Mari-Liis Mõttus, 22. Rõuge rattamaraton läbi ja tulid võidukalt finišisse, et vahed olid suured naiste arvestuses teil, et kus maal siis otsustav koht oli? Tead, tegelikult terve sõidujooksul oli üpris siuke 2-minutiline vahe, et ma ise ei tundnud ennast täna üldse värskena eriti, et kui Haanjasse jõudsin, siis ma teadsin, et siuke 2,5 on, aga mida aeg edasi, seda väiksemaks see vahe kärises, et lõpuks Hallimäel oli see vist 2 minuti peale läinud. Et siis ma vaatasin küll, et kuule, nüüd on vist õige aeg sõitma hakata, et midagi ma endast leidsin ja lõpus, ma ei teagi, palju see vahe lõpuks tuli, aga lõpuks jälle oli siuke hea tunne, et finišeerida, et sai oma pingutus ära antud. Et tegelikult Rõuge rada on küllaltki raske ja siin vahed on, nagu me näeme, finišis kõigil suured, et info sinuni ikkagi jõudis siis, et kus maal Janelle olla võib? Jaa, loomulikult, et siinkohal tänangi oma vanemaid ja pere, kes ikkagi raja ääres igale poole kohale tulid, et kuna tegemist on ju kodurajaga, siis nemad ju teavad neid erinevaid kohti, kuhu jõuda ja aega öelda, et jah, suurt tänud neile selle eest. Suur vihmasadu öösel, 4 tundi või 5 tundi, mis ta meil siin vältas. Toomas Lepik, kes põhisõidu võitis, oli täitsa porine, et sina oled küllaltki puhtalt hakkama saanud, et kuidas see rajaolu siis sinul oli? No ilmselt need esimesed sõitsid need porilombid puhtaks ära, et minule tõesti see edasi ei kandunud. Et ma ise ju olin läbi sõitnud raja siis, kui see oli hästi kuiv, et siis ma nagu ei osanud oodata, kui mudane see on. Aga jah, lõpuks ikkagi meie, kui juba jõudsime nendesse mudamülgastesse, siis olid juba mingid tsooned sees, et sai nagu puhtamalt läbi sõita. Edasi tuleb meil siis Tallinna rattamaraton ja Alutaguse rattamaraton, et oled sa kõigil stardis ja saad sarjavõidu ära vormistada või kuidas? Praeguse seisuga usun küll, et tulen ikkagi starti, et kui üritan ikkagi Janellele selle raskeks teha. Et niisama ei anta siin tänapäeval enam midagi kätte? No loomulikult, see ju konkurents viib edasi. Absoluutselt, aga jõudu ja edu sulle, aitäh!